No nii, tere taas, Airsofti sõbrad! Teen seekord siis väikese ülevaate Magpulli plastikust backup sihikutest. Ehk siis tegemist on M-bus flip-up sihikutega, mida on siis saada kahes variandis. Üks on siis originaal Magpulli toode ja teine on koopia toode. Antud juhul siis, mis te siin näete, on Hiina odav koopia õigest asjast. Nii palju siis juurde, et originaalsihikud maksavad kusagil 80 eurot paar ja need sihikud siin on kuskil 10-15 euri paar. Et päris suur hinnavahe on, aga kahjuks ütlen kohe ära, et seda hinnavahet on ka näha. Nii kvaliteedis kui materjalis endas. Et tegemist on siis flip-up sihikutega, ehk siis kui nad on relsi peal, siis on neid kiiresti võimalik üles lükata, tagasi alla vajutada. Magpulli puhul siis on selleks kaks varianti, üks variant on külje pealt, ükskõik kumma külje pealt vajutad ja tükkab üles, teine variant on keskele vajutada ja täpselt samamoodi toimib. Kinnitub ta relsile peale libisedes ning fikseeritakse läbi boldiga. Peal istub tugevalt, ei jää loksu mitte midagi. Igatepidi reguleeritav, esimene sihik on siis reguleeritav ülesse alla ning tagumine sihik on siis reguleeritav vasakule ja paremale. Tagumisel sihikul on veel omakorda kaks sihikupilti võimalik saada, kaks dioptrit. Lükates esimese poole maha saab suure sihiku ehk siis lähidistantsi sihiku ja lükates teise dioptri peale saab siis peene sihiku. Reguleeritav külje pealt, ilusasti klikib paika, selle koha peal pole mitte midagi öelda. Mis on halvasti on see, et nagu näha on siin korralik mõra sees, mis on praktiliselt esimesest kasutuspäevast saati olnud. Õnneks ta pole edasi läinud, kuid siiski mingi hetk ta annab järgi ja sellisel juhul muutub sihik põhimõtteliselt kasutuks. Et tal on siin natukene maad veel minna ja siis ta sisuliselt kukub küljest ära. Loodan, et ta peab veel vastu. Aga noh, selle raha eest teistpidi jällegi, kui satub selline sihik, mis peab natuke kohem vastu, on juba täitsa hea ostuga tegemist. Sihikud endad on tegelikult väga mõnusad kasutada. Kui nad on alla lükatud, on nad üpriski madala profiiliga ning ilusti ka suhteliselt madalad punatäpid vaatavad nendest ilusasti üle, et ta ei jää sul ette. Võtan siis võrdluseks enda UTG punatäpi, millest tegin just ülevaadet. Ja kui me paneme ta siia peale, siis on näha ilusasti, et see sihik vaatab täpselt üle backup sihikute, nii et kui backup sihik on alla volditud, näed sa punatäpist niimoodi läbi, et sul ei jää mitte midagi ette segama. Ja samas, kui me paneme sihiku ülesse, siis see sihiku diopter ja sälk, diopter ja siis esimene sihiku post jäävad enam-vähem täpselt punatäpp sihiku keskele vaatevälja. Nii et kui punatäpp saab tühjaks, siis isegi ei pea maha kerima, vaid lihtsalt lased flip-upid ülesse ning kasutad varusihikutena. Kui raha on rohkem, soovitan kindlasti originaali osta, ehk siis Magpulli enda toodet. Iseenesest sihik on väga mõnus, kerge, plastikust ei ole tunda, et oleks nõrga ehitusega, kui välja jätta see plastik, mis on siin lihtsalt kasutusel odav. Kui sama asi oleks natukene paremast materjalist tehtud ja maksaks mõned eurod rohkem, oleks ta kindlasti väga väärt ost. Tean ka inimest, kes on proovinud tulirelva peal kahjuks ei pidanud vastu paarsada lasku ja lagunes täiesti laiali. Softirelva peal ilmselt peab natuke kauem vastu. Aga proovige ise järgi ja otsustage ise. Kõik!